tere, mina olen Aron Lips ja me jätkame SketchUpis kandle joonistamist. Võtame siis minu äpid lahti, võtame SketchUpi ja siin peaks meil avanema SketchUpi joonis. Nii, tulebki, kannel on siin, eelmises korras salvestatud. Selge, siukene kannel meil. Nii, meil on kannel ilusti grupina, teeme siis kandlele põhja. Nii, selleks siis märgime jooned ilusti siin põhjas ära. Nii, tekkis nagu põhi, teist värvi. Anname talle paksuse push-pull nupuga 5 mm ja piisab. Nii, et me saaksime seda põhja korra üheskoos värvida, siis teeme temast grupi. Paistab, et ei tulpanud, valime siit niimoodi tervenisti. Nii, tekkis, parem klikk selle peale ja make a grupp. Nii, seejärel valime värvi, värv tuli, sama värvi, mis meil oli kannel. Seejärel siis me paneme sellele kandlele siukese asja, et teeme ta üheks grupiks, et saaks teda õiget pidi pöörata. Nii, märgime siis kõik asjad ära. Parem klikk ja noh, mis nüüd juhtus? Märgime ära, parem klikk ja make a grupp. Nii, nüüd me saame siis kandlet ka ümber pöörata, et oleks meil õiget pidi. Valime rotate, märgime keskkoha ülesse ja siis täpselt 180 kraadi. Nüüd ta läks meil paigast küll nurgast ära, aga liigutame ta paika tagasi. Võtame move nupu ja liigutame ta nurka. Nii, valmis, kannel on nüüd iseenesest. Puidust osa on valmis. Nüüd peaks kannale tegema keelte kinnituse koha. Nii, kuna SketchUp ei suuda väikeseid kurve ilusti näidata, siis me teeme siukese asja, et teeme selle kõigepealt 10 korda suurema ja siis skaleerime väiksemaks. Nii, võtame pliiatsi, märgime joonele ära, paneme siis 400, enter, teistpidi siis läheb mööda joont on 610, läheme natukene eemale ja uuesti alla 400. Nii, selleks, et see ei jääks meil väga kandiline, siis teeme talle kumerdused siis. Nii, otse ülevalt alla, jälle 50 ja siit siis ka 50. Nii, ja nüüd võtame 3 punkti kaare, märgime siia ära ja muutub see topeltklikiga kaar ära. Nii, kustutame üleliigsed abijooned ära ja anname talle siis keha. Selleks siis võtame ringjoone, paneme täpselt siia otsa alla, anname talle siis paksuse, see oli meil siis 31. Nii, ja siis kasutame nuppu follow me ja siis järgneme mööda seda jutti. Paistab, et ei tahtnud tulla. Nonii, tule nüüd. Järgneb mulle. Nii, teeme kliki ära, muutus siukeseks, et me saaksime teda korralikult ühe korraga värvida ja skaleerida ja liigutada, peame ta tegema uuesti üheks grupiks. Märgime ära ja parem klikk ja make a grupp. Nii, võtame värvipoti, otsime siis metallik värvi ja vaatame, et see sobib. Paneme metalli ja ongi olemas. Nii, seejärel siis proovime teda siis skaleerida vähe väiksemaks, sest ta on 10 korda suurem meil praegu. Valime scale, hakkame liigutama ja paneme 0.1, enter. Nii, ja ongi väiksem. Ja viimase asjana paneme ta siis õige koha peale paika. Selleks võtame siis nupu move, märgime siit, võtame siit servast kinni ja liigutame ta siis siia õige koha peale. Noh, ei taha minna. Paneme siis kõrval, võtame teise koha pealt kinni ja paneme seda uuesti siis sinna. Noh, ei taha jälle minna. No mis sa teed, võtame siit otsast siis.
õige koha peal. Teeme kandle ilusti ette, klikime mujal ja on meil kandlepõhi ja kanna raud ilusti olemas. Nii, selleks korraks hetkeks siis kõik ja järgmisel korral teeme virblid edasi. Aitäh vaatamast!